Nonii, tere õhtust. Meil oli selline huvitav töö, et me taaskasutasime väga palju materjale, mis tulid katuse lammutamisest ja siin majas oli veel igast kõiksugu, mis iganes, puitmaterjali ja kõike muud ja kasutasime neid ka siin ohtralt ära, et poest me puitmaterjali ei ostnud. Ja see on nagu selline permakultuuri näide ehitustegevuses. Et me kasutame kõik ära, me ei viska nagu praktiliselt midagi minema, et ainuke asi, mida me ära viskame, on siis mingi kile, pakkekile. Siin oli palju vabatahtlikke tööd, inimesi, kes siis käisid, toetasid, aitasid ja kõik sulgus väga hästi. Põhimõtteliselt selle töö planeerimise juures kasutasin sellist asja nagu planeerimissüsteemi nagu Dragon Dreaming. Et ma võtsin sealt teatud elemente ja kasutasin siin kogu selle asja nii-öelda planeerimise juures ja ka siis selle töö nagu teostamise juures. Keegi vist võib-olla kõik ei tea, mis asi see on, aga see ongi üks edukate projektide selline planeerimissüsteem. Ja seda saab õppida minu teada praegult Eestis vist Mõisamaa selles kogukonnas väike jalajalg. Ilm oli ainukene, mis natukene kogu seda mängu nagu muutis, et hästi palju sadas vihma ja see vihma salamine ütleme nii, et ta ei olnud kõige parem, aga samas ta oli ka väga hea, et ta andis sellise võimaluse, et ta pani nagu proovile, et saad hakkama, et loobime sulle siin neid paikelt kodaratesse, et vaatame, kas meelekindlus on hea või ma ei tea, ma ise mõtlesin nii, et kui saatus nagu kontrollib või. Samas meil kõik laabus väga hästi, et selle katuse ehituse jaoks oli planeeritud endale 40 tööpäeva ja 36 läks põhimõtteliselt, kui need restalused veel ära teha, siis ongi 4 päeva läheb lihtsalt ka nende aluste kooderdamiseks ja siis ongi täpselt see 40 päeva täis, aga võib-olla keegi küsib, et miks nii kaua võttis aega, siis miks me siin ei teinud ainult seda katusetööd, siin oli ka igast muid töid ja kuna ma olen siin ainukene nagu meister, kes siin seda katust ehitas, siis ütleme, mul ei olnud sellist kvalifitseeritud tööjõudu valida, kes siis oleks mulle nagu suureks toeks, kes nagu teaks, mida teha, aga samas on see väga hea, sai oma teadmisi teistele edasi antud ja ma olen kindel, et neid teadmisi kasutatakse tulevikus ära ja ma ei tea, põhimõtteliselt kõik on rahul selle toimunud protsessiga ja ma tahan teid kõiki, kes